me liigume aastalõpu poole. Kas sa vaataksid natukene tagasi siis möödunud aastale ja räägiksid meile ühest kõige meeldejäävamast hetkest, mis sel aastal sinu elus toimus? Jah, no ma just ennem ka ütlesin siin ühele teisele, et ega ma ei ole kunagi ausalt öeldes nagu aastalõikes oma elu hinnanud. Ma ei oska nagu niimoodi kokkuvõtet teha, aga ja ma ei tea, õnneks või kahjuks ei ole ka midagi nii põrutavat juhtunud, et mida nagu ekstra välja tooks, aga mille üle lihtsalt on hea meel, et on see, et ütleme rõõmu ja lusti ja helgust on rohkem olnud enda elus vähemalt küll kui siis kurbust ja tusameelsust. Ja selle üle võib-olla ongi hea meel, et ei ole pidanud liigselt kellegi või millegi või iseenda pärast muretsema. Et jah, selles vallas loodame, et äkki järgmine aasta tuleb siis samamoodi. Seda on ainult hea meel kuulda. Kas sa sooviksid Eesti papsidele ka midagi ilusat järgmiseks aastaks? Mis see oleks? Kõikidele Eesti papsidele siis või? Võib-olla midagi sellist, mida sa just ise rääkisid, et mis sind on rõõmustanud? Jaa, ma just mõtlesingi, et võib-olla Eesti siuksele keskmisele papsile ma arvan, et temal võikski olla seda rõõmu ja lusti ja helgust rohkem. Et teades isegi siin, kes tutvusringkondades ka on, et siis mulle küll tundub, et võib-olla Eesti meestel just jääb küll sellest vahel puudu.